Austatud president, head kolleegid, head Eesti teaduse ja eesti keele üle hoolt kandjad ja kaasaelajad. Mul on väga hea meel korraldajate nimel teid tervitada ja näha, et see imekaunis saal sellisel sombusel novembri hommikul on nii täis ja nii ootusärevusega silmis. Ma võin ainult kinnitada, et Eesti on väike ja tubli, et meid pannakse tähele, meid kutsutakse. Olin just eile ja üleeile ise Poolas, kus Eestit kui suurt ja Eesti teadust kui suurt edulugu esile toodi ja muidugi seda väiksust ka nähakse teatud eelisena, et mis teil viga, et te olete ju niisugused väiksed ja paindlikud ja saate kiiresti asju teha. Ma loodan, et selle keele asjaga me ei rutta ega ei tõtta liiga kiiresti, et võib-olla ühest seinast teise joosta, aga samas, ma ei tea, ma olen juba piisavalt vana, ma arvan, et öelda, et minu hinges seda kripeldust ei ole, või seda mõtet üldse, et eesti keel kaoks homme, kuigi neid ennustusi ju tehakse, et ma usun, et see meie ühine pingutus siin, aga kui ma vaatan neid 10-aastaseid, kellest üks mul kodus ringi jookseb, siis ma võib-olla enam nii kindel ei ole selles mõttes, et see küsimus on selles, et kui palju meie need vanemad ja targemad oskame asju seada ja atra seada nii, et me lubame tegelikult keelel areneda, et me tahame aru saada ka sellest meie jaoks võib-olla täiesti uuest, mitte ainult keelest, vaid tervest mõistestikust, mis nendele 10-aastastele ja noorematele on niisugune igapäevane ja arusaadav ja kui sa siis üheks hetkeks peatud ja mõtled, et rääkis mulle pika jutu maha, kas ma ikka sain aru, mis ta mõtles. Alati ei saanud. Ausalt öeldes mõni aspekt on võib-olla selle juures, et oli pikitud sisse hulk inglise keelt, aga mõni asi oli ikkagi sellest, et see mõttemaailm ka muutub ja keel peab ilmselt sellega kaasas käima ja meie asi on siis püüda hoida seda tasakaalu, et see ei liiga ühele ega teise poole ära ei lähe. Nii et ma samamoodi ootusärevusega ootan kõiki tänaseid ettekandeid ja soovin meile kõigile väga põnevat päeva. Aitäh, et tulid.